Tere armas rahvas, hea Kärdla kooli pere, õpilased, õpetajad, vilistlased. Ma seisan siin kahetises rollis, et ühest küljest esindan Hiiumaa valda, aga teisest küljest olen ka ise Kärdla kooli vilistlane. Ja rohkem mõtteid muidugi on seotud selle teise osapoolega. Et teadmiseks teile noortele, et kui koolitee lõpeb, siis jäävad mälestused ja soovitan hoida üleval neid helgeid mälestusi. Kindlasti, et mina tooksin esile võib-olla kaks, et täna oli uue keskväljaku avamine ja mul on nii selgesti meeles, kui keskväljaku seal Hiiupoe ja siis seal selles majas, kus praegu on apteek, seal maja otsas asus üks mögafon, vanemad inimesed teavad, mis see on, et kust lasti peaaegu ööpäeva ringselt muusikat või siis ka olulisi teateid. Ja iga hommiku, kui ma sealt alt läbi kõndisin, siis kui õnnesoovid kostusid, siis ma jõudsin õigeks ajaks kooli. Et selline mälupilt. Ja teine mälupilt on seotud sellega, et mina olen sellest lennust, kes läks kooli siis, kui valmis uus koolimaja. Õigemini ta valmis isegi natuke hiljem kui siis päris 1. septembril. Nüüd on tolle ajal oli see uus ja uhke ja ilus ja kivist ja suurte akendega. Aga nüüd on hakanud see ring täis saama ja uuest koolimajast on saanud vana koolimaja ja selle vana koolimaja asemele kohe-kohe hakkab kerkima jälle uus koolimaja. Et see on majade elutsükkel, aga kooli elutsükkel loodetavasti ei katke mitte kunagi. Ja mulle sattus mõni aeg tagasi Facebookis ette üks Kärdla keskkooli õpetajatest tehtud pilt aastast 1980. Siis ma hakkasin huvi pärast sealt vaatama, et kes sellest seltskonnast veel rivis on. Ja leidsin sealt ühe inimesi, kes on nii rivis, et ta on praegu ka veel koolis. Kas Liili Käär on siin? Ei ole vist. Liili Käär, uskumatu, 40 aastat ja ei grammigi vanemaks. Nägi pildi peal sama hea välja kui praegugi, et Liilile palju õnne ja tervist. Laine, minu õpetaja Laine Mägi pildi peal. Nagu suhkrutükk iga kord kohal, on ju? Et teist ja veel paljudest õpetajatest, kes on ka täna siin, seisabki see kool tegelikult koos. Ja need, kes on täna siin esimestes ridades, võib-olla istuvad aastakümnete pärast seal tagumistes ridades ja nendele järgnevad põlvkonnad saavad meenutada seda aega, mis oli nendega seotud. Nii et palju õnne meile kõigile, isegi siis, kui kooli nimi muutub, isegi siis, kui koolid lahutatakse ja liidetakse, jääb kool ikkagi täpselt selleks, nii nagu Ave Alavainu on oma luuletuses kirjeldanud, et tähtis ei ole mitte see, mis kooli väljas paistab, vaid ikkagi eelkõige see, mis seal sees ja selle sisemuse täidavad õpilased, õpetajad ja ka vilistlased. Aitäh teile ja palju õnne! Aitäh teile selle super ägeda kontserdi eest. See oli tõesti väga kihvt. Nagu siin on mitmes sõnavõtlus läbi käinud, et vanad ja uued koolimajad, et see majad tulevad ja majad lähevad, aga
kui meil on nii väikses kohas nii palju talendikaid noori ja nii palju nende visasid juhendajaid, siis järgmine 190 aastat hariduse kestmist siin Kärdlas ei ole mitte mingisugune küsimus. Aga palju õnne Kärdla kooli! Tervist! Mul on üks asi ka kaasas. Kui te arvate, et see on lillekorv, siis teil on poolesti õigus. Tegelikult on see sümbol. Ja ma võiksin väga pikalt rääkida, mille sümbol see kõik on. Aga igal juhul sümboliseerib ta kõiki neid erinevaid inimesi, kes selle kooliga läbi selle 190 aasta seotud on. See sümboliseerib kõiki neid häid inimesi, kes on olnud ümber kooli. Sest tegelikult on ju nii, et me võime arvata, et õpetajad ja direktorid on väga tähtsad, aga ometi ei seisa kooliharidus ainult selles, mida räägivad õpetajad, mida vahel räägib direktor. Tegelikult on kooliharidus palju laiem. See on midagi sellist, mida annab kogukond ümber selle kooli. Olgu see siis muusikakool, olgu see siis spordikool, mida annavad inimesed, kes käivad meie õpilaste ees rääkimas, juhendavad neid. Mõelge ise, millised korüfeed, Ave Alavainu, Ott Lambing ja nii edasi, nii edasi. Igaüks neist annab midagi ja sealt tulebki see, mille üle meie kangesti uhked oleme. Et meie õpilased on nii andekad. Nad ongi andekad, sest nad on andekate vanemate lapsed. Ja nende vanemad on jällegi andekate vanemate lapsed. Ja kõik need andekad inimesed tulevad Kärdla koolist. Mina ei ole hiidlane. Võib-olla mõni teist teab seda. Enamus enam ei mäleta, et ma mandrilt tulin. Ma tulin mandrilt rohkem kui 40 aastat tagasi ja olen kogu selle aja jooksul olnud kas kooli sees või kooli kõrval, aga ma olen näinud, kuidas see kool on arenenud. Ja see areng on olnud muljelt avaldav. Ja tegelikult ongi nüüd niisugune lugu, et see korv siin on, jah, see on Kärdla koolile, aga see on ka Kärdla kogukonnale. Sest ta on nii kaalukas, et see ei saa olla ainult kool, see saab olla ainult kogukond. Ja mul on nüüd niisugune mõte, et see korv peaks võib-olla minema kooli, aga võib-olla muusikakooli direktor aitab koolidirektoril selle ära viia. Aga veel, Kärdla kool ei ole vähemalt minu silmis kunagi olnud eliitkool, sest me ei ole tahtnudki olla eliitkool. Me oleme tahtnud olla iidlaste kool ja ühte ei saa Kärdla koolilt mitte keegi mitte kunagi ära võtta. Kärdla kool on maailma kõige suurem kool, kus õpivad ainult iidlased. Palju õnne, Kärdla kool! Mul on ääretult hea meel soovida ennekõike vilistlasena palju õnne oma armsale koolile. Mul on sellel aastal selline tore aasta, et ka minu jaoks on 2 sellist tähtsat või natuke tähtsamat numbrit täitunud kui võib-olla iga aasta. Tänavu möödus minu kooli lõpetamisest, kui minust sai kooli vilistlane 25 aastat. Ja natukene lühem ajalugu seob mul kooliga minu koostöö, sest sellel aastal täitus ka minu stuudio asutamisest 15 aastat. Ja soovin enda ja oma stuudio poolt palju õnne, aitäh ja ma loodan, et meie tore koostöö saab jätkuda veel pikki aastaid. Palju õnne, Kärdla kool!